ma õpetan 6. ja 7. Need oli 6. jah. Jah. Mitu tundi neil nädalas on? 5 tundi nädalas. Mul jäi see mulje, et nad numbreid oskavad väga hästi öelda eesti keeles. Jah, nad oskavad väga hästi öelda ja meie teeme nii, et kui meil tuleb teema, selle teemaga seotud, ütleme, matemaatika sõnavara või terminid, jah, matemaatika terminid, me kirjutame siia, et kui nad unustavad, siis nad kohe vaatavad korrutamine on see. Või kohe nad vaatavad taandama on see. Ja siis jääb meelde, kui nad näevad, seal on. Ja nad on tublid tõesti, teate, mina ka ei ole eestlane, ma ikka räägin vigadega. Alguses ma mõtlesin, kas on raske, aga me saime hakkama praegu. Nendel läheb väga hästi. Ma võin öelda, et meil on nendega parem kui teiste klassidega. Nad oskavad väga hästi matemaatikat kõigepealt. Aga kui on eesti keeles, ma saadan nendele, et näiteks meie järgmine teema on ringi pindala või ringjoone pikkus. Siis ma panen e-kooli, et esmaspäevaks õpi selgeks need terminid. Ma kirjutan sinna, mis on näiteks ringjoone pikkus, tõlgi telefoniga ukraina keelde, mis on ringjoone pikkus, mis on ringi pindala, mis on diameeter, mis on raadius. Nad valmistavad ette ja nad õpivad selgeks need terminid. Ja kui nad tulevad klassi, siis ma ütlen, meie uus teema on ring. Hakkame õppima ja siis kui nad õpivad kodus, siis klassis nendel on lihtsam. Kas te olete õpetajaks õppinud? Jah, ma olen õppinud Türgis õpetajaks ja 3 aastat tagasi ma pidin Eestisse tulema või ma pidin lahkuma Türgist ja tulin Eestisse ja juba 2 aastat, see on 2. aasta, töötan siin koolis matemaatika õpetajana. Aga Türgis ma õppisin arvutiõpetajaks ja need on sarnased juba. See matemaatika õpetaja oli minu lapsepõlve unistus ja ma mõtlesin, miks mitte. Proovisin ja samal ajal ma õpin Tallinna Ülikoolis matemaatika erialal ka. Matemaatika lisaerialal. Kes teie õpetaja? Näiteks Madis Lepik, meie õpetaja, Annika Volt, meie õpetaja. Kas neid asju saaks ka veel asjadega läbi mängida? On see juba ammu läbitud etapp, et veerand kooki ja 30%, see on läbitud juba, jah? See on läbitud juba natuke, jah. Aga jah, nad oskavad seda ka, tegelikult see on seotud prosentiga ka, et 1/4 võrdub 25%. Et juba nendega tegime klassis, jagasime paperid 4 võrdseks osaks ja ütlesime, et see on veerand. Ja kui võtame 2 tükki, see on pool, siis kui võtame 3 tükki, see on 3/4. Nad oskavad väga hästi, nad teavad neid. Aga jah, nad võib-olla nad unustavad, aga kui tuletame meelde, jälle nad õpivad. Ma arvan, matemaatika terminid nad õpivad kiiremini kui tavaline keel. Mul oli ka sama lugu, kui ma hakkasin õppima matemaatika terminid, ma õppisin selgeks, ma enam ei unusta. Sest ma kasutan kogu aeg. Aga see mida inimesed räägivad tänaval, see on raske keel. et kuulen, ütlen jah, okei, see on see, aga unustan, kui ei kasuta. Sellepärast jah, nad õpivad väga kiiresti. Kui kaua nad on õppinud? Nad on õppinud juba pool aastat. Septembrist siiamaani umbes. Kas mõned õpivad veel kodus interneti kaudu Ukraina koolis ka? Meie õpilased ei õpi. On näha, et nad saavad siin selgeks. Jah, nad saavad selgeks, jah. Alguses ma muretsesin, kas nad ei õpi, aga
kui ma võrdlen teiste klassidega, tõesti mõnikord nende hinded on paremad. Ja sama töö, kui ma teen sama töö siin klassis ja teises klassis, nende hinded on paremad. Te õpetate eesti klassi ka? Jah, mina õpetan jah 7. ka eesti klassi. Suur tänu!